Mul on nüüd palve, et me liigume edasi. Kuna teema on eelnevaga võrreldes natukene kitsam, siis on arusaadavalt ka huvirühm natukene kitsam, aga selle võrra ma usun, et jällegi võimalust kaasa rääkida on igalühel tõenäoliselt rohkem. Minu nimi on Aina Aaviksoo, päris paljusid teist ma tunnen siit kohe Jaara silmaga. Kas on keegi, kellega ei ole olnud võimalust ja põhjust kokku puutuda. Päeva teise poole sessioon, mis me Kitiga kokku leppisime, on siis üks selline võimalik praktiline näide sellest, kuidas siis üks niisugune uut tüüpi instrument nimega pilootprojekt, siis seda uut tervisealase teadus-arendustegevuse ja innovatsioonistrateegiat võiks aidata ellu viia. Täpselt samamoodi nagu ka see strateegia ise ei ole ka see pilootprojekt veel lõpuni kivisse raiutud. Mõnedes asjades on püütud kokku leppida ja seda me siis täna teile esitlemegi ja täpselt samasugusel konstruktiivsel viisil, nagu eelmine diskussioon toimus, loodame saada samamoodi tagasisidet. Ja alustuseks on siis kokku lepitud, et Iivi Nurmet tuleb räägib nüüd sellest kitsamast fookusest personaalmeditsiini pilootprojektile, kuidas Sotsiaalministeerium seda täna enda jaoks lahti on mõtestanud. Nii, aitäh. Ja ma tegelikult räägikski natukene üldisemalt, et see on tõepoolest väga hea sessioon, et läbi mõtiskleda, et kui meil nüüd see strateegia saab selleks korraks kokku lepitud, et kuidas me siis selle strateegia, kas ja kuidas ta aitab meil siis praktiliselt edasi minna. Ja nii personaalmeditsiini pilootprojektile kui edaspidi kõikidele pilootprojektidele ja algatustele ega meil mingit erilist muud ootust ei olekski, kui nende pilootprojektide kaasabil. Lisaks sellele, et kindlasti kõik seal osalejad saavad targemaks, paremaks, saab üht-teist ka võib-olla taristut parandada, siis meie tegelikult kõige idealistlikum ootus oleks, et kas arstiabi saaks paremini või teistmoodi, et ikkagi see, mille järgi meie hindaksime ühe või teise pilootprojekti õnnestumist, oleks see, et kas ta praktilise meditsiini jaoks tõi lisaväärtust, et see on meie jaoks see põhiline. Ja kui nüüd vaadata tagasi personaalmeditsiini projekti, et alates sellest ajast, kui professor Andres Metspalu meile selle ettepaneku ja taotluse tegi, et võiks sellise pilootprojekti käivitada, on juba mõnda aega, et see on vist juba 2 aastat tagasi vana see algatus. Ja kuna meil ei olnud siis veel lõpuni mõeldud strateegiaprotsess ja olgem ausalt, et esimene emotsioon on, et mis me nüüd sellega pihta hakkame, et meil ei ole selliseid protseduurireegleid ja standardeid selliste projektide, teadus-arendusprojektide jaoks üldse aga sai võetud appi siis Arengufond ja kolleegid Arengufondist ja Aina Aaviksoo ja põhimõtteliselt oligi see hea mõte, mida ma ütlesin, et mis on meie ootus, et iga ettepanek peab kas lühikeses või pikas perspektiivis ikkagi süsteemile lisaväärtust, et lihtsalt tegemise pärast, et ei ole mõtet. Ja meie poolt vaadates ongi pärast kui kuulete täpsemalt sellest pilootprojekti mõttest, siis meie jaoks meie jaoks ongi oluline, et me näeme personaalmeditsiini pilootprojektis seda potentsiaali ja loodetavasti siis ka
järgmiste ettepanekutes see potentsiaal on, aga see sõltubki nüüd just meist, et kui me suudame koostöös see potentsiaal, mis seal on, et me võiks osata edaspidi kliinilises meditsiinis seda andmestikku, mis on geenivaramus ja kõikjal nii tervishoiuteenuste, haiglate infosüsteemides ja tervise infosüsteemis ja kõik, mis veel inimesega muud andmed tulevad kaasa ja kuni selleni, mida me siis teame oma nii välis- kui töökeskkonna, kui muud mõjutavad keskkondade kohta. Et selles suhtes see peaks aitama klinitsiste. Aga meist endast nüüd sõltubki, et kas me suudame kokku leppida ja kas on selliseid entusiastlikke vabatahtlikke, et kes näevad samamoodi potentsiaali, et mis võiksid need erialad või teenused olla, kus siis seda pilootprojekti rakendada. Et nii palju siis sellest sisulisest poolest, nii et edaspidi igasugused algatused on teretulnud, me ise loodame ja kindlasti ka hakkame, kui altpoolt ei tule algatust, kindlasti hakkame süsteemselt ise läbi rääkima, et järgmisena me oleks väga huvitatud meditsiini kvaliteedi teemaga edasi minemast ja siin ju teatud liikumised, mis omavahel ei ole praegu veel väga hästi lingitud, nii Haigekassa kui arstiteaduskonna kui meie poolt on toimumas. Aga nüüd ma räägiks hoopis teisest poolest, et mis on meie jaoks palju suurem väljakutse, sest tõesti nüüd sisulise poole poolt on kõik ootused teile, et need osapooled, kes on nõus selles pilootprojektis kaasa lööma, sooviksin ainult koostöötahet ja tahet kuhugi jõuda. Aga mis jääb meie kanda, on loomulikult rahastamine. Ja siin on jälle, et me oleme saanud nüüd paralleelselt selle strateegiaprotsessiga sellise päris hea külmaduši kogemuse, et mida siis see meie jaoks tähendab. Et meie jaoks see tegelikult tähendab selle protsessiga kaasa tulemine, et me võtame kohustuse endale ka neid algatusi rahastada, teadmata, kui edukad nad on. Et kindlasti saab, nagu ma ütlengi, et juba see, et kõik need erinevad teadusarenduse ja innovatsiooni projektides osalejad saavad targemaks ja uut teadmist ja oskust, siis avalikus teenistuses on see karistatav. Et kui personaalmeditsiini projekt või edaspidi teised projektid, ja eks meil on ajaloost ka juba kogemusi, et selles mõttes on avalikus sektoris ja avaliku rahaga teadus- ja arendus ja eriti innovatsiooniga kaasa tulla, kuigi Eestis veel suhtutakse sellesse suhteliselt leebelt, on tegelikult natuke pärssiv, et miks ma peaksin endale sellise riski võtma, et ma lähen kaasa või võitlen mingi innovatiivse algatuse eest, et pärast Riigikontroll loeb ainult tibusid ja palju selleks on siis avalikku raha kasutatud, et me oleme ju värskelt e-tervise projektidega selle üle elanud. Aga me siiski kõik kolleegid ja kõik on täis tahet ja praegu me näemegi seda, et me võtame endale kohustuse ja ka selle konkreetse pilootprojekti puhul tähendab see, et kui kõik on nõus seda projekti edasi tegema, siis tuleb see raha taotleda Sotsiaalministeeriumisse. Me oleme õnneks ka nüüd näinud, et meil ka riigiasutusena on võimalik järgmise perioodi Euroopa Liidu rahadest taodelda siis natukene abi ka ministeeriumina, et seda projekti toetada. Ja tegelikult on võimalus kõigil osapooltel, kes pilootprojektiga ühinevad, võimalus taodelda siis enda pilootprojektis enda osa kandmiseks siis rahalist abi. Aga ka seal on nüüd üks probleem,
nagu me teame, et nutika spetsialiseerumise rahast päris suur osa tuleb sellise lisatingimusega teadus- ja arenduse ja innovatsiooni arendamiseks, kus tervise teema läbi tervisetehnoloogiate ja e-tervise on prioriteetne fookusvaldkond, aga ta peab jälle, kui mina ütlen, et Sotsiaalministeerium ootab lisaväärtust Eesti tervishoiule, meil ei ole kindlasti mitte midagi selle vastu, kui see on selline lisaväärtus, mida saab eksportida ka teistesse riikidesse, siis nutika spetsialiseerumises just on see üks klausel, et ta peab, et seal loetakse seda projekti edukaks. Ja sellest tulenevalt jälle selle sama pilootprojekti ettevalmistamisel oleme arusaamisele jõudnud, et kiiresti oleks mitte ainult selle pilootprojekti toetamiseks, vaid kõikide algatuste toetamiseks tellida analüüs, et kas ja kuidas see teadusarendus ja innovatsioon, mida tehakse Eesti tervishoiusüsteemis ja primaarselt ikkagi Eesti tervishoiusüsteemi jaoks, on ka majandust edasi arendav ja toodete ja teenuste eksporti. Et see on nüüd üks lisavajadus, mis on kasvanud välja küll selle pilootprojekti ettevalmistamisel, aga mille kasu ja vajadust me näeme laiemalt. Ja see olekski siis minu poolt lühike sissejuhatus, et mis on meie sisuline ootus sellele pilootprojektile, ja see ei ole kindlasti õnn ja rõõm, mis me oma lauale nii selle strateegiaprotsessiga kui pilootprojektide toetamisega. Nii, kõik.